Eesti meistrivõistlused käesurumisspordis 2018 kuni 80 kg vasak käsi Butterfly Lounge'is. See grupp on siis kõige põnevam selles mõttes, et kõige rohkem võistlejaid on seal. Vasakul poolest Heimo Kiis, kes 3. koha saavutas algajate kategoorias vasaku käega proovib õnne kuni 80 kg grupis. Vaatame, kuidas tal siin läheb, et vastas on tal kohe esimesena Andrei Luškevis Pärnus, kes on väga-väga kiire, plahvatuslik ja väga-väga tark laua taga. Laua IQ on väga kõrge, nii et ei anna võimalust. See oli vist ette teada ka, et Andrei siit võtab selle võidu ja läheb, tema on siis üks favoriitidest kindlasti siin grupis. Vasakul pool nüüd Toomas Koppel, paremal pool Sergei Andronov, kes mõlemad, nad on küll head sõbrad ja trennikaaslased, kuid laua taga nad armu ei tunne ja ei anna ja Toomas võitis siit võidu, kuna biceps on Toomasel Eestis üks tugevatest käesuuletest ja kasutas seda lihtsalt puhta toore jõuga ära ja ei andnud Sergeile top-rolli võimalust. Nii, vasakul Erki Iirand, paremal Uku juniorite meister siis vasaku käega võttis kiire võidu siit. Vasakul pool Maarjo Liima, algaja, paremal pool Dima Vasilski ja Maarjo vasakul sai siin matšis vigastada ning kahjuks langes konkurentsist ja Dima sai võidu. Vasakul pool Toomas Koppel, paremal pool Ergo Kukke, teine favoriitidest, võttis ka samamoodi siit kiire võidu, et see finaal, ükskõik kelle vahel see ka ei ole, saab olema väga põnev. Erki Iirand vasakul pool siis ja paremal pool Dima Vasilski ja siin ei saanud võistlevad käsi paika ja tuli referii gripp, ehk siis kohtunik peab ise käed paika, et keegi liigutada selle ajal ei tohi ja väga võrdsed vastased ja straps. Need on tigedad ja nii peabki võib-olla laua taga natukene tigedust olema. Nii, referii gripp strapsidega, samamoodi keegi liigutada ei tohi, kinni seotud kätega ja Erki magas võib-olla natukene, sai ju halva stardi ja magas stardi natukene maha ning kahjuks siit või õnneks siis viimane sai võidu. Nii, Uku poolt paremal pool üritab siis Andriiga väga kiire plahvatusliku Andriiga siin maid jagada ja stardi sai endale, kuid tuli strapsid ja uskumatu, Uku sai stardi endale, kuid kas tuli küünaliku viga vist Ukule ja Uku saab veel ühe võimaluse, aga stardi sai Uku endale, mis oli suht üllatav isegi. Eks vaatame, mis nüüd saama hakkab, et kas tõesti Uku teeb siit kõige suurem üllatuse võistlus, kuid siiski mitte. Andrei võttis vasakul päeva ikkagi selle võidu ära, kuid Uku jaoks ei ole veel mäng kaugeltki läbi. Dima Vasilski vasakul ja Ergo Kukke paremal, samamoodi referii gripiga ja Ergo seekord sai siis võidu ja läheb siiamaani kaotusteta finaali poole. Nii, ja nüüd Uku Pokk vasakul, paremal pool Ergo Kukke, mis siin ei olnud midagi teha ja Ergo Kukke võitis selle super juniori vastu siiski võidu ära ja finaal saab väga põnev olema. Vasakul pool Ergo Kukke, paremal pool Andrei Luškevis. Kes keda? Joh, väga põnev, nii nagu me arvasime, kuid tuli üks küünaliku vigas Ergole, kuid võit oli väga lähedal ja Ergos võit väga lähedal, et see oli uskumatu, miks Ergo suuteline on, kui ta oma vaimu ja jõu kõik tasakaalu saab seal laua taga. Kui Andrei samamoodi on valmis, kontsentreeritud. Kohe saab näha, kumb siis võtab selle võidu. Andrei, Ergo mõlemad on väga valmis. Tundub, et Ergo läheb vist huuki või ja siiski Andrei võitis selle võidu ära ja Eesti meister kuni 80 kg Andrei Luškevis.